Õpetaja amet pane unistuste listi, õpetaja amet vist ei julge teha risti, õpetajaks küll ei hakka liiga raske töö, come on, õpetajad parandavad töid terve öö. Mina olen Reisi Kuslap. Ja mina olen Kristiine Kurema. Tere tulemast kursusele, kuidas õhinaga õpetada ehk mismoodi innustada õpilasi õppima. Meil on hea meel, et te olete valinud meiega koos seda õhina ja innukuse avastamise teekonda käima. Ja selleks, et oleks julgem, et tekiks usaldus, me alustame tutvumisest. Sügis on ju teadupoolest see aeg, kui õpetaja ikkagi kohtub kas siis jälle uuesti juba vanade õpilastega või vastupidi, tulevad tal uued klassid ja nendel algushetkedel on märgiline tähtsus. Nii et see suhte loomine on väga oluline. Me Reisiga tavatseme öelda, et kui suhe on olemas, no siis on kõik võimalik. On. Ja me alustamegi siis tõesti sellest, et te saaksite natukene meist lähemalt teada ja üks oluline märksõna või mõte, mille mina ka alati oma uutele õppijatele ütlen, on see, et kui ma olen teiega koos klassiruumis, siis olete teie minu jaoks kõige tähtsamad. Nii et kõik teie head õpetajad, kes te meiega nüüd praegu siin koos olete, teadke, sel hetkel, kui te meid vaatate või kuulate, on meie tähelepanu jäägitult sellel, mida me teie jaoks teeme. Ja kuidas siis alustada? Kui klassis on täiesti uued näod, mismoodi seda usaldust hakata looma, et hiljem saaks õhinaga õpetada. Üks, mida mina olen teinud, selleks, et õpilastel oleks ka tunne, et nad on olulised ja et nende arvamus on tähtis, olen ma neile andnud sellise ülesande, et küsige minult ükskõik mida. Te peate vajalikuks teada selle inimese kohta, kellele te peate kohe usaldama oma õpitee kavandamise. Ja kui on väga-väga selline esmapilgult tagasihoidlik seltskond, siis võib paluda need küsimused ka näiteks paberile kirjutada ja mingisse kotikesse või kaussi panna. Ja ma õpetajana loen tõesti kõik küsimused ette ja vastan neile. Seal võib tulla ka krutskiga küsimusi stiilis, mis autoga te sõidate? Ja veel aasta tagasi ma oleks pidanud ütlema, et veel ei sõidagi väga ühegi autoga. Aga ma arvan, et need on need esimesed hetked, kus suhe hakkab tekkima, kus õpetaja näeb ära, mis meelsusega õpilased on saabunud ja kus nemad näevad ka ära, et kuivõrd saab nalja teha, et mis sorti õpetajaga tegu on. Ja kuigi me Reisiga juba teineteist natuke tunneme, siis ma ikkagi alustan sellest, ennekõike meie kuulajate heaks, et ma küsin, Reisi, miks ja kuidas sai sinust õpetaja? Aitäh, Kristiine, selle küsimuse eest. Minust sai õpetaja seetõttu, et ma tahtsin leida tööd, mis pakub mulle rõõmu. Ja kui ma olin paar aastat töötanud riigiametis, riigiametnikuna, sain ma aru, et see kahjuks ei ole päris see töö minu jaoks. Mulle soovitati Noored Kooli programmi, ma uurisin selle kohta, see tundus äge, see tundus võimas ja ma otsustasin sinna programmi kandideerida, ma osutusin valituks, läksin ka tööle siis kohe ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, töötasin 4 aastat, asusin ülikooli magistrisse Tallinna Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks õppima, lõpetasin ka selle ja nüüd töötan koos Kristiinega Viimsi gümnaasiumis, olen ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja lisaks Noored Kooli programmis ainedidaktik. Ja teen ka koolitusi aktiivõppemeetodite teemal, kuidas tundi planeerida ja ka Noored Kooli programmis. Nagu ma ütlesin, olen ainedidaktik, aga lisaks on mul siis oma bränd, milleks on räppiv õpetaja Reisi. Selle eesmärk on õpetajaametit populariseerida, õpetajaameti mainet ühiskonnas parandada, et sellepärast alustasin ka väikse räpiga. Aga Kristiine, ma küsin nüüd sinu käest, miks ja kuidas hoopis sinust õpetaja sai? Mulle tundub, et see on kõige tüüpilisem küsimus, mida üldse õpetajalt küsida. Ja mis siin salata, ma vist iga kord vastan natukene erinevat moodi. No, et oleks endal ka põnev ja tegelikult on neid põhjuseid, miks olla õpetaja ju niivõrd palju, et iga kord saabki erineva vastuse anda.
ma täna vist valin selle vastuse, et kuulusin põhikoolis õppides Toresse, mis on siis tugiõpilaste oma ring Eestis ja mul oli põhikooli õpilasena võimalus olla tugiõpilaseks ühele 7. klassile, kelle kohta õpetajad nentisid, et pigem nagu muret tekitav seltskond. Ja minu ülesanne oli siis viia läbi selliseid klassijuhataja tunde, kus me saame murekohtade üle arutleda, nendest rääkida. Tagantjärele mõtlen, et appi, mis vastutus ja samas milline võimalus. Ja seal ma kogesin, et nii ägedad noored inimesed ja et see tundide planeerimine on põnev. Ja jällegi see sama mõttetera, et kui suhe saada kätte, siis ei ole selliseid klasse nagu muret tekitavad lapsed või muu sarnane üldse mureks, vaid siis on tõesti kõik võimalik. Seal ma hakkasin aduma, et õpetajal on päris suur võimalus kujundada paremat maailma. Jõudsin õpingutega Tartu Ülikooli, kus ma olen omandanud eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistri. Möödunud kevadel näiteks juhendasin koos kolleegi Kaidi Kolsariga Tartu Ülikoolis eesti keele didaktika seminari. Koos Reesiga olen samuti koolitanud aktiivõppemeetodite teemal ja minu põhitöökoht on nagu ka Reesil Viimsi gümnaasium, kus ma olen siis eesti keele ja kirjanduse õpetaja, juhendan ka koolimeediat ja teen mõningaid asju veel. Aga Reesi, miks on nii, et me täna siin koos koolitame? No kuidagi on läinud nii, et oleme koos päris palju asju juba aastate jooksul teinud. Alustasime mõned aastad tagasi sellise kursusega nagu õpetaja kui juht, mis on päris omalaadne Eestis. See annab juba 12. klassidele õpilastele võimaluse tutvuda õpetaja ametiga, et sellist kursust me koos kokku panime ja seda me oma koolis õpetame ja ka Jõhvi gümnaasiumis eelmisel aastal me saime sarnast kursust koos läbi viia ja tegime ka 2 koolitust, kuidas kasutada aktiivõppemeetodeid distantsõppes. Ega alguses see koostöövärk oli küll natukene hirmutav, et kuidas ma nüüd pean teise kolleegiga koos tunde ette valmistama ja läbi viima, aga tuleb välja, et tegelikult koostöös peitub võlu, vahel ka valu ja kindlasti soovitan koostööd teil oma kolleegidega teha. Tõesti, ma mäletan seda hetke, mil ma taipasin, et ma pean hakkama teise õpetajaga koos tundi ette valmistama ja hiljem ka siis seda lava jagama. Sest õpetaja teadupoolest, no ma arvan ikkagi, et enamik õpetajaid naudivad seda hetke seal klassiga koos ja seda tähelepanu, mis klassilt tuleb. Ja mis siin salata, ka me ei teadnud Reesiga teineteist väga hästi. Nii et see oli natukene tundmatus kohas vette hüppamine, seda enam, et me lõime sisu sellisele õppeainele, mida ei ole veel olemas, riiklik õppekava puudub jätkuvalt. Aga see oli põnev protsess ja mida see õpetas, ei pea olema samal meelel, ei pea arvama asjadest samamoodi, aga põhiväärtused peavad olema samad, see eesmärk peab olema ühine. Ja siis on õppijatel võimalus näha seda ilusat argumentatsiooni ja õpetajal on ka võimalik nii palju teiselt kolleegilt õppida. Vähemalt meie õpilased tõid välja, et see oli igati väärt kogemus ja hoopis teistmoodi oli klassis olla, kui seal ees oli 2 õpetajat. Nii et samamoodi nagu Reesi, siis soovitan ka tõesti koos õpetada. Ja te võite tõesti avastada kolleege, kellega võib-olla muidu ei olekski ennast klassi ees ette kujutanud. Nii et kui meid vaatavad ka mõned koolijuhid, see vahend, mis te leiate, et soodustada oma õpetajate koostööd, see tasub ära. Just, olen nõus. Aga võtame senise sissejuhatuse kokku, mida me oleme teinud. Me tutvustasime ühte meetodit, see on küsimuste küsimine õpetajalt. Võib küsida suuliselt, võib lasta kirjutada ja õpetaja võtab siis selle paberi ja loeb küsimused ette. Aga läheme asja kallale, kuidas õhinaga õpetada, et me tutvustame täna teile väga palju aktiivõppemeetodeid, mida oma klassiruumis läbi viia ja mida läbi viia ka distantsõppe tingimustes. Et seni, meie armastame öelda, et õpib kõige paremini see, kes on klassis kõige aktiivsem ja seni oleme siis meie olnud siin Kristiinega väga aktiivsed ja juttu rääkinud. Ma loodan, et teie olete meiega kaasas ja Kristiine saabki siis sõna võtta nüüd edasi. Me kavandame Reesiga oma tunde tavaliselt lähtuvalt sellest, et tunnil on 3 osa, häälestus, õppimine ja refleksioon ning meie tänane
või selline kogu meie koolitus on ka samast loogikast lähtuvalt üles ehitatud. Ja ma tean, et kui Reesi klassi minna, siis tal on tahvlil, vist oli paremal nurgas, alati käsitsi kirjutatud tunni oodatavad õpitulemused. Selleks, et õppijad teaksid, mis hakkab juhtuma. See loob ka turvatunnet. Ja head osalejad, annan siis edasi ka need õpitulemused, mis meie kursuse juurde käivad. Ehk siis selle kursuse lõpuks kavandad põnevaid tunde huvitavate meetoditega, nii et õppija on tunnis kõige aktiivsem. Ja lähened tundide planeerimisele mänguliselt ja koged, miks on tunni alguses vaja häälestust ning tunni lõpus seda analüüsi ja kokkuvõtet. Just. Nii, me rääkisime suhte loomisest, et selleks tuleb võtta aega. Et eriti kui on täiesti uus klass, siis võtta julgelt lausa 2 tundi. Esimene tund tutvumiseks, teine tund juba vaikselt niimoodi kordamiseks ja minna aine juurde. Et me siin esimeses plokis tutvustame veel teile mõnda meetodit, kuidas siis seda suhet luua ja kuidas õpilastega tutvuda. Just. Nii et me alustame suhte loomisest. Need on erinevad häälestusmeetodid, mida tunni alguses kasutada just sellel ajal, kui uus seltskond on saabunud klassiruumi. Esimene meetod, mida ma tutvustan, on numbrimäng seinal. Kas ma õpilasena saan ka kaasa teha midagi? Ja, teeme nii, et Kristiine on praegu õpilase rollis, mina olen õpetaja rollis ja viime selle meetodi läbi. Numbrimäng seinal on väga universaalne ja tore meetod, mida te saate ka kasutada juba näiteks esimesel koolipäeval, kui tulevad teile täiesti uued õpilased või tulevad juba vanad õpilased, keda te pole terve suvi näinud ja arvatavasti olete kõik nende nimed niikuinii ära unustanud. Aga numbrimäng seinal tähendab seda, et õpetajal on numbrid 1–10 välja lõigatud, sellised väiksed paberitükikesed ja ta paigutab need numbrid üle klassi suvalises järjekorras. Ja ta hakkab küsima küsimusi ja nende vastused on siis need numbrid. Näiteks esimene küsimus, ma küsiksin õpilaste käest, ole hea, mine selle numbri juurde, kui mitut uut asja sa sel suvel proovisid. Ja kui Kristiine, kui sa peaksid nüüd mõtlema, et kuhu sa lähed, number 3, et Kristiine läks number 3 juurde ja nüüd, kui seal on veel Kristiine ümber õpilasi, siis ma palun neil arutada, jagada omavahel, et mida te siis uut sellel suvel tegite. Kristiine, ole hea, mida sa proovisid sel aastal esimest korda? Ja ma jõudsin tõesti esimese hooga 3 asja peale mõelda. Esimene on iseseisev autosõit. Õpilastel on ehk ka hea teada, et ma tegin need juhiload lõpuks ära. Teiseks, esimest korda kogesin Eesti meres ujudes seda, et lained võivad üle pea käia. Oli ka põnev. Ja kolmandaks, sel suvel ma tegin igasuguseid ehitustöid, mida ma ei oleks arvanud, et ma teen. Nii et ma oskan nüüd plaatida ja krohvida ja lihvida ja lage paigaldada näiteks. Aitäh, Kristiine! Tahtsin öelda veel kommentaariks, et loodan, et elumerelained üle pea ei käinud. Aitäh jagamast! Ja see oli nüüd juba selline suure ringi jagamine. Ehk kõigepealt saab õpilane jagada enda lähedal seisva isikuga, inimesega ja siis saab üle klassi õpetaja siis küsida õpilasi. Et see loob tunde, et õpilased on kuuldud, nad on saanud oma arvamust avaldada, nad on saanud rääkida, kuidas neil suvel läks. Et igasuguseid selliseid suvega seotud küsimusi saab küsida ka, et mitu tundi öösel magasid, aga saab ka juba ainealaselt minna, et näiteks, et kuivõrd sulle meeldib ajalugu või ühiskonnaõpetus, teen ikka omaseid näiteid, et selline tore meetod. Ja selle numbrimängu juures on minu meelest tore see, et õppija saab kohe esimeses tunnis tõusta püsti, ta ei pea seal pingis istuma, ta saab klassis ringi kõndida, kohtuda kaaslastega, sest küsimusi tuleb ju mitu. Ja kui juhtub, et need suhted ei ole klassis väga tugevad, siis ikkagi see mäng annab mingi aimdus, et ma saan nende kaaslastega räägitud, mul on mida neile öelda ja neil on mida minuga jagada. See on oluline soojendus. Just. Aga lähme edasi, mida saab veel kasutada juba esimeses tunnis, on kohtumiskaardid.
kohtumiskaardid on meil ka teil selline tore slaid. Õpetaja jagab õpilastele väikesed paberi sellised lipikud, kuhu nad kirjutavad peale kas siis 3 või 4 kellaaega. Meil on siin näiteks toodud 3 kellaaega, kell 10, kell 3 päeval ja kell 5 õhtul. Esimene ülesanne ongi see, et õpilased kirjutavad need kellaajad üksteise alla ja seejärel peavad nad leidma kaaslase, kellega nendel kellaaegadel vestelda. Kristiine, kas sul on kell 10 vaba? Kell 10 on mul juba kinni. Aga kell 3? Kell 3 on vaba. Okei, väga hea. Mina kirjutan oma kaardi peale Kristiine ja Kristiine kirjutab oma kaardi peale Reesi. Ehk meil on kokkulepe tehtud, meie kohtume kell 3 ja vestleme. Niisiis õpilasel on ülesanne leida igaks kellaajaks paariline ja see juba otsimine, see on selline väga elevust tekitav ja suminat tekitav klassis, et seda on tegelikult väga tore pealt vaadata. Ja õpetaja võtab siis juhtohjad ja ütleb, et teeme nii, et mängult on saanud kell 10, leia endale kaaslane ja vestelge teemal. Näiteks, mis oli kõige ägedam sündmus sellel suvel. Mõlemad paarilised võiks saada umbes minut aega vestelda. Õpetajal võib olla näiteks kelluke, kui ta ütleb, et aeg on täis või teil on omad süsteemid, et tõstke käsi, siis kõik näevad, et aeg on täis ja tuleb liikuda järgmise kellaaja juurde. Näiteks, et kell 3 räägid, mida ootad uuelt kooliaastalt ja saab igasuguseid arutlusküsimusi tegelikult jälle juba ainealaselt ka küsida, mitte nüüd fakti küsimusi, aga just nagu, et arutlege selle või selle teema üle. Ja see kohtumiskaardid on tore meetod ka õppimisfaasis, et seda saab tõesti ainealaste arutelude jaoks kasutada. No näiteks kirjanduses lepime kokku ajad ja arutlemegi selle üle, et kas Faust oli siis hea inimene või mitte. Ja ei pea ju olema kellaajad. Seal võib ka olla 18. sünnipäev või 50. sünnipäev ja õppija saab kehastuda ja mõelda, millest ta siis arvaks või mismoodi ta arvaks selles vanuses. Või rahvakalendri tähtpäevad, mardipäev, kadripäev, taliharjapäev ja kui aeg saabub, õpilased suhtlevad näiteks sel teemal, et kuidas nad tähistavad seda rahvakalendri tähtpäeva või mida nad üldse teavad seoses selle päevaga. Väga head näited, et mul tuli meelde, et mu üks üliõpilane ütles, et aga me saame sinna ka aastaarvud panna ja siis nad kehastuvad nendeks tegelasteks, kes seal nendel aastatel siis nii-öelda aktiivsed olid. Ma ütlesin, et väga hea mõte, et mõte jookseb, mõte töötab, et tegelikult saab jah seda meetodit modifitseerida erinevat viisi. Ja nii on kõikide meetoditega, mida me täna tutvustame. Me oleme need ilmselgelt välja mõelnud oma õppijate ja oma tundide jaoks, aga ka mõtteid vahetades ja õpetades ju tegelikult erinevaid õppeaineid oleme näinud, et neid saab kasutada, teha enda jaoks ümber. Ja meil on paar reaalaine õpetajat, kes on ka öelnud, et saime ideid teiega rääkides ja neid meetodeid on võimalik kasutada. Ja mis puudutab suhte loomist, siis me oleme ikkagi seda meelt, et sellele on oluline aega panustada. Et kindlasti saaks selle info õppijateni edastada kiiremini või õppijatelt kätte kiiremini, aga sellel omavahelisel suhtlemisel on selline väärtus, mida hiljem kuidagi tagasi ei saa, kui see jätta alguses tegemata. Jah, ja kõik need meetodid, mida me täna tutvustame, ei ole mitte kõik meie enda välja mõeldud. Minul ei ole, et ma olen need ikkagi võtnud kuskilt, osad olen ise välja mõelnud, et päris kõike sellist autoriõigusi ma endale ei võta. Aga ma tutvustasin teile 2 meetodit. Kristiine, läheme edasi sinu klassi. Läheme klassiruumi 204. Mina olen 202 ja Kristiine on 204. Millist põnevat meetodit sina oled kasutanud? Ja tõesti, kui teil õnnestub tulla Viimsi gümnaasiumisse, siis 2. korrus, ruum 204, astuge julgelt sisse ja klassiruumis avanevad teile diivanid, lugemislamp, raamaturiiul, kus on palju asju. Mul on seal lillepotid ja pildiraamid erinevate luuletustega ja tutvustangi teile sellest inspireerituna sellist hääletusmeetodit nagu haara ese. Ja ma tean, Reesi teeb selle harjutuse vist minuga kaasa, jah? Jah. Palungi õpilastel haarata mingi ese, mis iseloomustab sind kui eesti keele kasutaja. Mulle meeldib need häälestusmeetodid siduda juba vaikselt selle ainealase teadmisega. Selleks, et ma näeksin ära, mis meelestusega ikkagi klassi tullakse. Gümnaasiumi õpetajana ma pean andma endale aru, et mu õppijad on 9 eelnevat aastat nendes tundides käinud. Neil on mingid kogemused ja on väike oht, et nad kannavad need ootused või kogemused mulle üle ja siis on hea nendest kohe alguses teadlik olla.
ja nii nagu Reesi mingi hetk ka viitas, et me oleme siin rääkinud, tuletan meelde, et te saate panna pausile ja kõike kaasa teha. Nii et siin võibki korraks panna pausi, vaadata oma kodus ringi ja tõesti mõelda, et mina kui eesti keele kasutaja, mis ese mind iseloomustab. Reesil on see ese olemas ja jälle võib jagada väikses rühmas. Ma vist ütlen ikkagi ära, see on hea teadmine, et Viimsi gümnaasiumis gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetajana mul on väikesed rühmad. Näiteks mul on sel aastal 12. klassis 17 õpilast. Tavaliselt on neid 36 ja 17 õpilast ehk väikesed rühmad on meie kooli teadlik valik. Jällegi miski, millel on väärtus ja ma saan anda kõigile sõna suures ringis. Reesi, katsetame, mille sa haarasid ja miks? Haarasin sellise pastaka, mis mul siin oli. Võib-olla ei ole kõige originaalsem, aga see väljendab minu meelest kirjalikku keelt ja kus ma seda kasutan. Näiteks kui ma kirjutan räpisõnu või luuletusi, on mul ikka pastakat vaja, et ennast kirjalikult väljendada. Nii et sellepärast ma valisin pastaka. Aitäh! Õpetajana näitab see mulle ka ära, mismoodi mu uued õpilased seoseid loovad, kui julgelt nad ennast väljendavad, kui piirituse loovus on, nii et siit on hea edasi minna. Aitäh selle meetodi eest. Kas sul on äkki veel midagi? Kindlasti on, ma tean juba, et on. Jaa, ma tahtsin veel öelda, et muide seda sama asja sai teha ka veebitunnis. Ma loodan, et ehk ei pea enam sunniviisiliselt seda varianti kunagi õpetajana harrastama, aga võimaluse korras. Õpilased haaravad eseme, kaamerad on töös või siis vastupidi panevad ühistele slaididele pildi. Aga väga sarnane meetod eelmisega. Lause lõpetamine. Kui ma oleksin miski, mis on eesti keelega seotud, siis mis ma oleksin. Ja need näited, mida ka slaidil on näha, on õppijate öeldud aastate jooksul. Näiteks, kui ma oleksin miski, mis on eesti keelega seotud, siis ma oleksin õss. Ja mis ma edasi teen selle lausega? Õpilased saavad klassis ringi käia ja üksteisega tutvuda. Tere, mina olen Kristiine, aga kui ma oleksin miski, mis on eesti keelega seotud, siis ma oleksin näiteks emakeelepäev, sest mulle väga meeldib etteütlust Vikerraadio vahendusel kirjutada. Ja nad saavad niimoodi natukene tutvuda. Seal võib ka teha nii, et kui tuleb välja, et on palju sarnaseid märksõnu, siis nad saavad kokku ja pärast tutvustavad üheskoos endid klassile. Ja jällegi selline tore sissejuhatus. Ma näen, et sul on seal slaidi peal sellised märksõnad, aga kui ma mõtlen nüüd õpilaste peale, kes võib-olla ei ole nii loovad ja põhikooliõpetajate peale, et kas nad tulevad selle peale, et tere, ma olen emakeelepäev, võib-olla nad lihtsalt ütlevad, et tere, ma olen okei, ma olen sõna. Jaa, seda tuleb ka kindlasti. No, need näited on tõesti õpilaste öeldud aja jooksul ja eks see annab mulle ka mingi info, et mis need märksõnad siis on ja jällegi, missuguseid seoseid nad suudavad sõnastada. Aga ma tahan, et nad esimesest hetkest peale tunneksid mu klassiruumis, et siin ei ole loovusel piire ja võib julgelt fantaseerida ja neid loovaid lahendusi katsetada. Nii et me liigume selle poole. Väga tore. Sa teid nüüd 2 näidet, mida sa oled eesti keeles kasutanud, võib-olla ka 1 näide kirjanduse tunnist. Ja muide, kõlanud meetodeid võib ju ka füüsikas teha ja igal pool mujal. Ja. Aga 1, mida ma kirjanduses olen kasutanud, õppija tuleb klassiruumi ja tal on laua peal juba väiksed värvilised sellised paberiruudukesed. Ise valib, mis värvi ruudukese ta endale võtab. Ja ma olen siin mitut moodi toimetanud. 1 variant on see, et ole hea kritselda oma lemmikraamatu tegelane. Mulle väga meeldib sõna kritseldama, sest mulle tundub, et ma ei ole väga hea joonistaja, aga kritseldusi ma hoiatan. Te näete täna veel, mis ma olen teinud. Ja tore on näha, kuidas mu õpilased ka ühel hetkel hakkavad kritseldama. See on esimese hooga selline elevust tekitav koht, et no keda ma siis nüüd joonistada oskan. Sipsikuga saame hakkama, on ju. Ja jällegi see usalduse tekitamise küsimus, et ei ole oluline, et kõik saaks kohe aru, kes sinna on kritseldatud, vaid tähtis on, et sa ise tead, kelle sa sinna paberile tegid. Ja jällegi, miks see tegelane, ole hea, räägi, tutvusta. Kelle sa Reesi valiksid? Kirjandustegelastest. Kuule, sellist küsimust küll ettevalmistuses ei olnud. Ei olnud tõesti. Aga võib-olla ma valiksin selle raamatu tegelase, kus laulavad langustid
peategelase, sellepärast et see oli viimane raamat, mis mulle väga hinge läks ja see peategelane oli üks vägev naine. Hästi, no tuli kohe on ju mingi mõte ja jälle õpetajana ma saan mingi info kätte. No mis siin salata, päris sageli tuleb ikkagi see sipsik ja mu kümnendikud ei tea sel hetkel, et esimene teos, mida me hakkame koos lugema, on Tammsaare Tõde ja õigus ja see juba eeldab mingit lugemisvilumust. Aga mina saan sellest kritseldusest esimese info, et mis on see lugemise tase, millest me peame alustama. Kas ma saan nad lasta üksinda lugema või ma hakkan ikkagi esimesi lehekülgi nendega koos lugema. Ja see on oluline info ja ma tahan, et nad oleks ausad. Ja teine, millega sellele harjutusele saab kas siis teise poole nii-öelda sellise jätkuülesande teha, on kirjutada kiri kirjandusele, kus õppija siis sõnastab ühe ootuse, mis tal on seoses just gümnaasiumi kirjandusega, olgu see siis konkreetselt kirjanduse tund või üleüldse need tekstid, mida gümnaasiumi kirjanduses käsitleda. Ja lisaks ootusele annab ta ka ühe lubaduse, mida ta tahaks või vähemalt arvab, et ta võiks täita 3 gümnaasiumi aasta jooksul. Ja seejärel saab õpilane valida, kumma poolega ta selle paberi seinale kinnitab. Ja need paberid jäävad vähemalt õppeaasta lõpuni seinale. Et iga kord, kui ta mu klassi tuleb, siis ta näeb kas seda kirja või seda kritseldust. Ja kolmas variant on kirjutada kiri sellele samale kritseldatud tegelasele. Mida ma sinult sain, mida ma sinult õppisin ja jagada ka esmamuljet, et kuidas mul uues koolis läheb. See jälle mingi oluline info on ju. Kuidas tundub? Saaksid hakkama? Saaksin hakkama, võin proovida küll. Hästi. Aga võtame selle esimese osa siis kokku vaikselt. Võtame kokku. Me päris alguses tutvustasime ühte meetodit, kuidas küsimuste küsimise kaudu luua sellist usalduslikku suhet. Reesi tutvustas meile numbrimängu ja kohtumiskaarte. Mina palusin teil haarata ise ja lõpetada lause, kui ma oleksin miski, siis ma oleksin. Ja lõpetuseks siis üks kritselduse ülesanne. Just. Minu poolt veel seda, et õpetajad, võtke aega suhte loomiseks, võtke aega tutvumiseks. See on oluline, et edaspidi asuda tõhusalt õhinaga innustatult õppima. Aitäh!